Trump ja Iisrael maksavad kätte pärast seda, kui nad hävitasid osa struktuurist, mis oli seotud maailma suurima gaasireserviga. Rünnakus, mis tabab Iraani režiimi kõige valusamast kohast. Neid on raske tabada. Meie tabasime neid. Tabasime konversioonirajatisi, teadlasi ja tsentrifuugitehaseid. Me eemaldasime selle ohu, aga see on nagu eemaldaksid vähki oma kehast. See ei tähenda, et ei võiks olla metastaasi, mis tagasi tulevad, aga see tähendab üht. Kui sa seda ei eemalda, siis sa sured. Levivad andmed viitavad sellele, et Aslauja Bushehri provintsis on taas sattunud sõjalise surve keskmesse. Piirkonnas asub Parsi energia erimajandustsoon ja rajatised, mis on seotud South Parsi gaasiväljaga, see on hiiglaslik maagaasiväli, mida jagatakse Katariga ja mida peetakse Iraani majanduse jaoks ülioluliseks. Trump reageeris jõuliselt. Iisrael jäi karmile seisukohale ja Netanyahu ütles otsekoheselt, et Iraani ründamine on nagu vähi eemaldamine kehast. Poliitiline sõnum on karm. Ei saa pidada läbirääkimisi režiimiga, mis kasutab energiat, rakette, merd ja relvarühmitusi survevahendina. Kui Iraan korraldab matuseid, näitab rahvahulki ja püüab näidata kontrolli, jäävad tema strateegilised sihtmärgid endiselt kaitsetuks. Mille Trump täppi pani? Miks South Pars nii valusalt mõjus? Kohe räägin sulle sellest kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ameerika Ühendriigid ründasid Iraani uuesti pärast uusi rünnakuid kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et nende hiljutised rünnakud olid suunatud Iraani sõjalistele rajatistele, sealhulgas vahenditele, mida revolutsiooniline kaardivägi kasutas laevade survestamiseks ja mereteede üle kontrolli saavutamiseks. Siin tuleb mängu Aslauja kui tundlik punkt. See linn, mis asub Bushehri provintsis, paikneb Iraani energiasüdame lähedal. South Pars ei ole ainult gaasiväli, see on režiimi majanduslik tugisammas. Sealt tulevad tulud, toorained naftakeemiatehastele, energia siseturule ja jõud riigimasina töös hoidmiseks. Iisrael oli juba rünnanud South Parsi ja Aslauja keskusega seotud rajatisi, alustades karmimat majandussõja faasi Teherani vastu. Tegelikult oli sõnum see, et režiim ei saa rünnata laevu, baase ja lääne liitlasi, ilma et maksaks selle eest hinda ka oma kodus. Nüüd, kui uued teated puudutavad Bushehri ja Aslaujat, muutub surve hoopis tõsisemaks. Iraan püüab kontrollida merd, kuid näeb, kuidas tema energiaallikas saab sihtmärk. Netanyahu esitas selle loogika jõhkralt, võrreldes rünnakut Iraani vastu vähi eemaldamisega. See lause ei olnud diplomaatiline kõne, see oli sõjaline tõlgendus. Tema jaoks ei ole Iraani režiim lihtsalt kauge vastane, vaid oht, mis tuleb välja juurida enne, kui see liigub Iisraeli, Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste vastu. See seisukoht haakub otseselt Trumpi hoiakuga, kes on käsitlenud Iraani eskaleerumist kui provokatsiooni, mis nõuab tugevamat vastust. Trump tõstis samuti tooni öeldes, et rünnakud oleksid kättemaks Iraani rünnaku eest laevade vastu. Rahvusvahelises meedias avaldatud teadete kohaselt väitis ta, et Ameerika Ühendriigid lööksid Iraani iga uue agressiooni korral 2 korda tugevamalt vastu. See avaldus võtab kokku Valge Maja loogika. Iraani režiim ei saa testida ameeriklaste kannatlikkust Hormuzi väinas ja oodata vaid diplomaatilist nooti. Iraan vastas, püüdes näidata jõudu Pärsia lahes. Raketirünnakud ja droonirünnakud olid suunatud Ameerika Ühendriikidega seotud sihtmärkide vastu, sellistes riikides nagu Kuveit, Bahrein ja Katar. Kuveidis tõrjusid õhutõrjejõud ballistilisi rakette, tiibrakette ja droone, samal ajal kui rusud põhjustasid materiaalset kahju ning 1 inimene sai vigastada, kuid tema seisund on stabiilne. Iraani vastus näitas ulatust, kuid paljastas ka riski, et Teheran võib tõmmata teisi riike kriisi, mis sai alguse Teherani enda katsest väina kontrollida. Revolutsioonigardi vägi hakkas levitama ideed, et nemad kontrollivad Hormuzi väina. Režiim väidab, et mereliiklus on taas kasvanud ning igasugusele välisele sekkumisele vastatakse hävitavalt. Kuid navigatsiooniandmed ja tururaportid näitavad hoopis teistsugust reaalsust. Liiklus on endiselt ebastabiilne, kindlustusandjad tõstavad riski, ettevõtted tõmbuvad tagasi ja laevad väldivad sihtmärgiks sattumist. Iraan nimetab seda kontrolliks. Tegelikult on see šantaaž marsruudi üle, mis ei kuulu režiimile.
Oman ilmub selle vaidluse keskele, sest tal on strateegiline asukoht ja neutraalsuse maine. Aga Kati püüab kõigiga rääkida, ilma kellegagi tülli minemata. Iraan vajab Omani, et anda oma kontrollile Hormusi üle diplomaatiline ilme. Ameerika Ühendriigid vajavad Omani, et hoida läbipääs vaba ja takistada Teheraani muutmast rahvusvahelist laevandust maksustamise allikaks. See on peen diplomaatia, kuid täis pinget. Samal ajal muutus Ayatollah Ali Khamenei matusetseremoonia Mashhadis suureks sisepoliitiliseks etenduseks. Režiim tõi rahva hulgad tänavatele, näitas leina, kasutas religioosseid sümboleid ja paigutas hävitajad tseremoonia õhuruumi kaitsma. Teheran püüab näidata ühtsust, kuid tegelikkus näitab midagi muud. Riik matab oma endist juhti, samal ajal kui tema baasid, marsruudid, sillad, sõjalised rajatised ja majandusobjektid on endiselt sihtmärgiks. Netanyahu püüab samuti oma liitlassuhteid laiendada. Indiast rääkides tegi ta selgeks, et Iisrael otsib uusi partnereid ja uusi strateegilisi suhteid. Maailma areenil on uute liitude loomine, suhete arendamine, uute suhete loomine, näiteks nii nagu ma praegu teen Indiaga. Olgu, ja just sel põhjusel usun ma, et see on täiesti vajalik, et olla Iisraeli peaminister. Aga mina ei ole see, kes otsustab. See on oluline, sest sõda Iraani vastu ei ole ainult sõjaline. Iisrael teab, et peab laiendama oma toetajate võrgustikku, et tulla toime režiimiga, mis tegutseb liitlaste, relvarühmituste ja piirkondliku surve abil. India astub sellele mänguväljakule kui suur riik, keda huvitavad energia, mereturvalisus ja tehnoloogia. Iisraeli jaoks tähendab sidemete tihendamine New Delhiga veel ühe mõjufronti avamist Iraani telje vastu. Trumpi jaoks aitab suurem liitlasvõrgustik isoleerida Teherani ja vähendada režiimi manööverdamisruumi. Sõda näitab ka oma inimhinda Gazas. Mohammed al-Wahidi, kes oli seotud Egiptuse komiteega, mis osutas humanitaarabi, tapeti Iisraeli rünnakus Sabra linnaosas Gaza linnas. Vahetult enne Egiptuse ja Argentiina maailmameistrivõistluste mängu avaliku ühisvaatamist Mõneks tunniks kogunesid 100 inimesed Gazas, et teha midagi tavalist, vaadata Egiptuse ja Argentiina mängu maailmameistrivõistlustel. Aga mees, kes selle võimalikuks tegi, tapeti Iisraeli õhurünnakus enne mängu algust. Mohammed al-Wahidi aitas korraldada suuri ekraane, kus Gazas said pered kokku tulla ja koos Egiptuse mänge maailmameistrivõistlustel vaadata. Rünnakus hukkus ka teisi inimesi. Iisrael väitis, et sihtmärgiks oli Hamasi võitleja ja et al-Wahidi polnud kavandatud sihtmärk, kuid juhtum tekitas valu, pahameelt ja survet Netanyahule keset suuremat sõda. See juhtum Gazas ei muuda Iraani vastase pealetungi põhiteesi, kuid suurendab poliitilist survet Iisraelile. Vastased kasutavad seda Iisraeli narratiivi nõrgestamiseks ja tähelepanu keskpunktist kõrvale juhtimiseks. Iraani režiim kasutab jätkuvalt piirkondlikke konflikte kilbi, valuuta ja tähelepanu kõrvale juhtimisena. Erinevus seisneb selles, et Trump ja Iisrael püüavad nüüd takistada Teheranil üksi vaidluse mänguvälja valida. Lisaks kõigele sellele on veel üks väga oluline punkt. Sa ei ole kindlasti Austria oma F-35-ga. Mida sa siis ei ole? Sa ei ole Austria oma F-35-ga. Oluline on märkida, et sa ei ole seal Euroopas nende probleemidega, millega nemad silmitsi seisavad. Aga sa oled iidse rahvariik, kes tuli tagasi ja ehitas oma riigi üles oma esivanemate maal ning sind ähvardatakse endiselt Hamasi ja suurte julgeolekuohtude tõttu. Iraan räägib kättemaksust, matustest ja vastupanust. Washington räägib rünnatud laevadest. Iisrael räägib eksistentsiaalsest ohust. Turg räägib ohustatud energiast. Pärsia lahe riigid räägivad nende taeva kohal lendavatest rakettidest. Oman räägib vahendusest. Ja South Pars kõige selle keskel paistab Iraani majanduse paljastatud närvina. Režiim tahtis teha Hormusi väinast oma kuldse relva. Trump ja Iisrael vastasid sihtides. Struktuur, mis toidab seda väljapressimist. Ja kui maailma suurim gaasivaru satub sõja keskmesse, ei käi vaidlus enam ainult territooriumi üle, vaid selle üle, kellel on võim kontrollida energiat, laevandust ja hirmu Lähis-Idas. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit.
oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.